kui ütle ette, on hommik, varajane hommik või õhtu või mingisugune päevaaeg, kui sa tahaksid harjutada, aga sa ei saa sellepärast, et kitarrimäng teeb liiga palju lärmi. Mida siis teha? No siis on mõistlik harjutada niimoodi, et sa ei sega teisi. Mina näiteks harjutan hommikuti, hommikul päeva enne kui teised ärkavad, hakkan harjutama. Aga selleks, et ma teisi ei segaks, ma mängin kitarri summutiga. Mis asi see summuti on? Kui sul on kitarri põlvelapp olemas, võib-olla sul mitu põlvelappi, siis põlvelappist saad teha sellised toredad asjad. Näiteks mul on selline, võldin ta paar korda kokku, teen sellise mõnusa riba ja siis pistan ta siit vahendab. Lükkan hästi siia alumise proovi juurde ja saan sellise lõbusa nagu summutatud tooni. Sa kuuled väga hästi, mis sa tegema pead. Igat nooti kuuled. Aga see ei sega nii palju teisi. Ja kui sul on võimalus 1 või 2 ust vahepealt kinni panna, siis ongi sul hea harjutada hommikuti või õhtuti siis, kui teised magavad juba. Ja alati ei pea olema see põlvelapp, millest sa selle summuti teed. Summutit või mis iganes asjad teha. Näiteks ma võtsin näiteks kinda. Ma unustasin oma põlvelappi kuskile teise ruumi, ma ei hakanud uuesti minema ära sealt, vaid võtsin kinda. Pissin siia vahele ja ilusti sai mängida. Näiteks, kui ma mängin, ma saan väga hästi täisvõimsusega vajutada. Ma ei pea vaikselt tõmbama. Sest kui sa vaikselt tõmbad, siis sa tegelikult teed vihast tõmmates teisi liigutusi. Ja sellepärast ongi see kitarri summuti hea, et sa saad vaikselt mängida, aga sa saad teha kõike, nagu sa muidu teeksid. Vajutan väga kõvasti praegu, aga ei tule väga palju heli. Ma võtaks summuti ära ja teeks seda sama palju palju väljem hääl. Ja see kindlasti ei segaks teisi. Seega, kui sa tahad mängida siis, kui see teisi muidu segaks, kasuta kitarri summutit ja saadki mängida. Ja head harjutamist näeme juba järgmisel korral.